Tere! Ei jäänud. Tere, oleme siis laivis. Mul need sõbrannad Heli ja Henna, kes pidid algselt tulema ja jäid haigeks. Nii et mul oli kohe varuks võtta 12 sõbrannat. Minu emme Marju Karin ja minu kallisõde Triin Noodla. Nii et täna me siis vastame vestluskaartide küsimustele, arutame elust ja olust koos ning samuti ma sooviksin ka välja loosida praegu võitja, meie vestluskaartide võitja, kes siis eelmisel loosil osales ja selleks on Pille Rooks. Pille Rooks, ole hea, kirjuta mulle ja paneme sulle kaardid teele. Ja palju õnne, aga ma teen väikse. Ma olen varuvariant. Ma juba arvasin, et ma olen nagu nii tubli, et ma enam ei pea olema varuvariant. Ja sa oma lastele jääd nagu alati varuvariandid. Kusjuures tegelikult ma ammu tahtsin sind kutsuda, aga siis ma mõtlesin, et uus tegevus ja siis jälle ma emad niimoodi toon ja toob feimi ja kõik. Ja siis ma mõtlesin, et natuke pussin ise, aga läks ikka sassi, vaata. Ikka läks sinu abi vaja. Ja suur aitäh, et sa kohe olid niimoodi telefoni kaugusel ja olid nõus tulemas. Ja Triin, aitäh sulle, ikka sina meie koos võtad. Ja Triinul oli ka nii palju muid tegevusi on ja. Ta on ikkagi 11-aastane ja sellel ajal elu juba hakkab. Õde ja ema enam nii lahedad üldse ei ole, kui ennem tundusime ja aega ka enam palju ei vedata. Muideks, ma eile just kirjutasin Triinule, et tere, et sooviksin te kutsuda enda juurde filmi õhtule. Sa täna teeme, aga ma ei teanud, mis niimoodi. No üldiselt, jah. Ja tal on juba teised plaanid. No vabandage, vabandage, ise muutsin. Aga, kes siis veel ei tea, minu ema Marju Karin ilukliinikute omanik ja minu õde Triin Noodla läheb mitmendasse klassi? 6. Wow, really, juba. Oh my god, ma mäletan alles, kui ta oli nii pisikene ja üldse vastu ei hakanud. Poisid, meil on siin poisid taga, tasustaks mängivad PlayStationit, et pere on suur ja pere on suur, et pere on suur ja palju lärmi kogu aeg ja koer jookseb ka kuskil ringi. Ja kõik on eksprompt täna tehtud selle pealt, et Joanal ei ole sõbrannasid. Ja mul ei ole sõbrannasid. Aga samas muisad, ma loodan, et terveks saate ruttu. Nii, aga kas alustame? Kas sa tahad mänguga alustada? Alustame mänguga või sa soovid ma ei tea, sa ei taha midagi küsida. Keegi ei taha midagi küsida, ei. Kui tahate, siis saab kirjutada siia laivi meile. No teeme siis selle mängu ära. Nii, teeme mängu ära. Meelis tegi ka seda mängu, ma nägin. Ja, ehk siis... Marko ka tegi, on ja? Ja, ehk siis need on vestluskaardid. Me juba mõtlesimegi koju võtta neid, aga meile öeldi... Ma juba ju kingin. Ei, mul ju külalistele öeldi ka, et külalistele kinkige ja vaatajatele kinkige ja nüüd te olete külalised. Nii, et siin on erinevad teemad, nagu näiteks ekstreemned, ehk siis karjääri küsimused, partnerile küsimused, jälle karjääri, edulugu ja sõbrad. See on hea küsimus. Fontenegro.ee leheküljel siis saate kogu informatsiooni kätte. Ütle uuesti, Fontenegro.com Fontenegro. Jaa. Niimoodi. Täitsa vahva lugu. Me armastame väga lauamänge. Me väikeste poistega, kuna nendel on natuke raskem mingeid mänge, siis me mängisime Malet oleme mänginud. Jah. Reis ümber maailma oleme mänginud ja siis jatsu või mis on jassi või täringud vaata, kus sa veeretad. Et see vaikselt jassi. Jatsu. Üldiselt mina hääldan kõike valesti, mul ei ole see nii väga oluline. Mina ei ole mänginud. Nii, aga kohe alustame, ma panen ainult akna kinni, kuna ma elan täpselt linna ääres, siis siin on... Sa elad linnas sees. Linnas sees, tähendab. Ja linnas sees. Ma mõtlengi tee ääres. Mul on vaba päev. Nii, jah, minul ka. Aga okei. Pereema siis, pereema alustab. Võid valida ühe kaardi, ühe küsimuse valid endale, teise valid siis meile, mida me võime vastata. Võtame siis ekstreemsed, palun. Ei, sa valid ainult kaardi, õigus, ma seletan ära, võtta kaardid, siin on 2 küsimust. Valid ühe küsimuse, millele soovid sina vastata ja teise küsimuse, millele vastame siis mina ja Triin. Okei, sinu kallim soovib minna pikemaks ajaks reisima, elu nautima ja maailma vaatama. Kas liitud temaga või jääd pigem kodumaale, olenemata sellest, et teie suhe võib sellega läbi saada? Kuule, mis suhe see on, mis ühe reisi peale läbi saab? Jah, aga ta tahab kauaks minna maailma vaatama. No aga mis see suhe siis, mis suhe see on see, kui see läbi saab? Teine tahab reisida ja see suhe saab küll, ei, muidugi, see ei ole üldse hea küsimus mulle näitavasti. Mina olen väga seda meelt. Kas sa kaasa läheksid? Lähed või ei? Kui tema tahab maailma avastada ja mul on siin tegemist, ei.
Nii, kellele teine küsimus? Minule ei, Triinule. Sinu ema, õde ja vend on pidevas rahahädas ning laenab üle kuu sinult raha, lubades kohe tagasi maksta, aga reaalselt seda ei tee. Kus on piir, kuidas käitud ja mida ette võtad? Ikka annan raha ju. Ja annan raha ja ma ei tee midagi, lihtsalt. Tubli, issa kui hea. Ma loodan, et sa hakkad väga kiirelt oma raha teenima, sest et siis on sellest vastuses kasu ka. Mina ka loodan praegu. Ja mina ka, issa kui tubli sa oled, Triin. Jah, nii, super. Juba laenarused, mingid suurest raamat pole juhtunud. Triinu, Kalli, kas sa soovid ka võtta küsimuse? Ühe valid endale, teise valid meile. Ma võtan suvaliselt. Nii. Milline on sinu kujutlus põrgust? Kiusamine on põrgu mulle. Ahah. Okei. Diana, milline on sinu kujutlus paradiisist? Paradiisist on minu kujutlus. Issa mul on, ma arvan, mitu paradiisi kujutlust, aga kus ma tulen alati viimasel ajal kõige suuremate emotsioonide asjade tagasi, kui ma oma tüdrukutega või emaga oleme korraldanud mingi ägeda pulli või peo ja siis järgmine päev sul on reaalselt niisugune tunne nagu, vaata see ongi, see on kõigest pidu, aga mul on alati, ma ükspäev just vaatasin, et oma Facebookis viimasel ajal ma lisan oma pidude pilte nii, nagu nad oleks mingid hullud saavutused, aga tegelikult, mis ma selle ajal silmas pean, on see, et mul oli nagu niivõrd fun ja minu ümber on niivõrd ägedad ja mõnusad inimesed, kes annavad mulle sellised mõnusat emotsiooni ja ma arvan, et see ongi paradiis, kui sa oma sõpradega saad nautida ilusaid hetki koos. Emale see vastus vist ei meeli, ema, mis see paradiis? Mis see, sa lapsed ja ikka mitte midagi paradiis. No räägi, mis paradiis on? Seal on niimoodi, et inglid laulavad ja sina muudkui lebad ja kuulad ja pläed paksu. No põhimõtteliselt on, ma olengi nii teinud ju. Ma nii teinud olengi ju. Vabandust. Nii, Emsi kord. Sinu kord. Minu kord õigus, jah. Okei, ma võtan ka seda ekstreemset siis. Ja muidugi, mis niisama siin kell 1 päeval ikka teeme. Ei, me oleme seda juba Meelisega arutanud. Kuidas nüüd niimoodi me alles panime? Nii. Lapsed on kodupeegel. Too 2 näidet olukorra kohta, kus see kohe kindlasti ei vasta tõele. Nii. Ütleme nii, et tegelikult nooruses ma võtan selle endale. Mina vastan sellele. Ei, sa oskad teisele paremini vastates. Ei, mina vastan. Sa on teine, on palju targem küsimus, sellele vastad sina. Ühesõnaga, kodupeegel. Ega tegelikult ikka väga ei ole küll. Mina tean ise, mida ma noorusajana korralasin, ma võingi sellepärast tuua enda näite. Kodus oli meil ju kõik korras, aga samal ajal ma olin tegelikult esimestest, ma arvan, et esimese kuni 5.–6. klassini üsna süke vastik ja kiuslik ja meil kodus on alati õpetatud, et ole teise vastu hea, ole teiste vastu heatahtlik. Ei, ja vahest vastu mina kandma, kui keegi tuleb, selles suhtes, et kui keegi reedab sind või teeb jama. Reedab, siis sa pöörad selja ja räägi. Aga kui keegi tuleb sulle otseselt kallal, siis paned esimesest ohu ära ja nii, et ei väljas. Mina olen küll öelnud. Minu isa ütles ja ma olen ise, varsti tuleb üks asi, mille üle isegi mina olen üllatunud, see on nagu minu jaoks maailma kõige suurem üllatus ja siis ma panen ja siis seal on isegi mina vist, ma olin nagu 20 minutit ja istusin ja mõtlesin, kas vastata, kuidas vastata, kas mul üldse on öelda, nii et sealt tuleb hästi palju minu kohta ja meie pere kohta avalikuks asju ja just ma olen küll öelnud, et kui keegi tuleb ikka reaalselt kallal, siis pane vastu nina ära nagu väga oodad. Ma selles mõttes ei ole vägivalla vastane, kui sa ennast kaitsma pead. Aga niisama ei tohi kiusata. Mina olin koolis kiusaja, mina olin see tüdruk, kes kiusas teisi, aga ma kiusasin 1-2 vanemaid või oma vanuseid. Ma mitte kunagi ei kiusanud väiksemaid. Väiksed on nii ebahuvitav. See on nagu kodus peksad lapsi, mis sinist peksad, sa saad niikuinii. Paned mehele tõu ära, kohe teine asi. Kuigi samas, ka seda me ei poolda, aga nii öelda. Ma pean ikka nõusad Eelmänguks võib küll. Oota laivis ei saa midagi välja ka lõigata. Mis on mul ei ole midagi varjata. Ei huvita. Eelmänguks, ei tegelikult. Mul ei ole midagi varjata. Ma ei ole kunagi pidanud mängima mitte midagi ja täna ei saa isegi keegi mind lahti lasta. Jah, nii võt. Sellepärast tulebki tubli olla. Ma sekot jõua reedel kell 1 päev, mitte keegi ei saa sind lahti lasta. Täna on neljapäev. Täna on neljapäev, väga hea. Jah, neljapäeval. Parem. Mitte keegi ei saa midagi teha. Nii. Emps, kristlus, budism, hinduism, islam. Mis on sinu arvates nende parimad ja tugevamad omadused, mis aga negatiivsemad? Nad loovad illusiooni sellest, et on olemas miski, mis sind hoiab ja kaitseb, ilma et sa ise peaksid väga midagi tegema. Teine, nad annavad sulle võimaluse elada nii, et sa ise ei pea üldse mõtlema. Sa lihtsalt oledki, kasvad üles, lähed mehele, teed lapsi, oled truu ja ei mõtle väga. Nendes kõikides usundites on üks ja sama asi
praktiliselt, et ka hinduismis ja budismis tegelikult on ikkagi see naise alavääristamine, mis mulle käib vastu karva. Ma olen seisnud pulmas, kristlikus pulmas ja kui preester ütleb, et naine peab veel alluma mehele, siis mul läheb jälle silme eest mustaks. Issand, kas päriselt tänapäeval kristilisus ka räägitakse nii? Ja ikka, ega see ei ole ju muutunud, on ju. Et siis ma nagu ei armasta seda väga. Et aga mulle meeldib, usundist tuleb selline headus va. Mulle meeldib, et seal on ka palju sellist just, et sa pead hea olema ja ka kristluses me oleme väga valesti aeg-ajalt aru saanud. Näiteks see ütlus, et kui sulle tehakse liiga, ja sind nüüd lüüakse paremale pesele, siis pööra vasak ette. Seda saab teha ainult sellisel juhul, kui teine on väga intelligentne. See on nagu see, et kui sa oma emale oled teinud midagi väga-väga halba ja ema pöörab ikka hea poole ette, siis sa enam teist korda ei suuda lüüa. Lollide puhul see ei toimu. Aga üks asi on see, et usk on minu arust sisilus, vaata, sa ütlesid alguses, et inimesed pööravad usu poole, arvavad, et nad ei peagi midagi tegema. Aga samal ajal on ka neid inimesi, kes arvavad, et ma näiteks lähen otsin tööd, et eks Jumal mind aitab. Ja minu arust on siis usk ilus, kui sa, vaata, inimesed ei pane endasse powerit. Aga sa pead lotopileti ise ostma. Ja, aga ongi, et inimesed tihti peale ei suuda ise endasse uskuda ja sellepärast on palju kergem uskuda kellegisse muusse, et keegi teine sind aitab ja teeb. Ega me kõik niikuinii usume millesse. Et sees on ilus, aga muidu üldiselt paneb boksidesse minu jaoks on minu jaoks on ka raske vahest saada ka naise rollist nendes usundites aru, et siis see muutub nagu minu jaoks õelaks, võõraks ja teine, tänu nende uskudele on nii palju inimesi hukatud, kes on olnud ka eestlased, on olnud tegelikult maausku ja ka Eestit ju nii taanlased, rootslased kui ka lõpuks sakslased on hävitanud tohutult just ristiusu maale toomisega, et läbi ajaloo meie mäletame venelasi, venelased on kõik jobud olnud siin viimased okupatsiooni aastad, aga tegelikult on nii sakslased, taanlased, viikingid kui kõik vägistanud meie esiemasid ja tapnud meie esisasid, nii et ajalugu ongi siuke nagu on, parima peaks võtma usunditest ja mitte nagu väga minema sinna sisse, et ma alati olen hirmuga vaatan neid fundamentaalseid, just fundamentaliste, kes usuvad ja enam üldse ei mõtle. Sama on igasuguste kivikeste ja kõige suhtes. Minu arust hõõruge, uskuge kõike, kui nad aitavad sind tööle panna ennast, kui nad aitavad sind ennast teostada, kui nad aitavad sulle ennast uskuda. Pärstima sulle nii, et sa hommikul paned kaarte või pärssima teisi. Unes sind halvasti, ära sa seda tee. Teate seda ette nägemist. Mul on ka igasuguseid huvitavaid asju elusalt, aga ma ei saa seda korrata. Seega seal ei ole teaduslikku olust. Nii et see on samamoodi. Mul on täna ema surma-aastapäev, nii et ja hästi huvitav on see, et ma ei märgi kunagi märkmikusse, sest ma elan elusate nimel. Ma tõesti ei ole see, kes käib haua peal ja nutab, sest see on läinud. See on kaan, ma olen sellega nagu leppinud. Ja nii huvitav on, et 3 viimast päeva on just olnud see, et ma kogu aeg mõtlen, ma pean ikka haua peale minema, ammu ei ole käinud ja pean minema ja mina mõtlen, miks ma sinna, kuidas see nii loll mõte juba 3. päev, mul on nii palju muid tegemisi. Ja siis tuleb meelde, et vanema Eva. 3 aastat tagasi ma magasin 1. augustil, järsku kuulen, mul oli päits, oli puupäits, keegi koputab. Ja enne seda oli ma just vaatanud minu arust Vigala sassi suremist. Ja siis öeldi, et kui surija läheb, ta alati koputab. Ja mina mõtlesin, kes see nagu koputab. Siis ma vaatasin kuupäeva ja sain aru, et nähtavasti ema koputas, kuule, tead, mõtted jälle tuleb meelde. Aga tegelikult ma neid asju ei usu. Nähtavasti see on minu aju sopis, mis nagu, kuna see on juhtunud, siis see nagu lööb. Võib-olla ma olengi selgeltnägija. Mina olen mustlastega koos. Mina arvan, et sa oled küll nõid. Vahest ma võtan küll, kui sa ikka riidad, siis ma võtan ikka ette nõid. Mina võtsin inimesi petta väga kõvasti. Ja selles samas asjas, mis kunagi nüüd tuleb, me ei saa täna veel avalikuks teha, aga ma õpetan nii mõnegi triki, kuidas nagu inimesi petta nii, et you can make money. Ja ma täna võiksingi, jah. Pettusega. Me teeme selle mängu väga pikaks, sest kui palju me meil aega on, Triinu, meil aega on, ära muretse. Aga meil on nii armsalt kirjutanud siin Erelingle ja et nii meeldib teie perekond vaadata nii kokkuhoidev ja armas pere. Suur aitäh! Ära loodagi. Tülitseme niimoodi, et hulle vaja. Kui meil on tüli, siis on ikka tüli, siis on ikka niimoodi, et kõik Facebookid on kustutatud, kõik asjad. Aga siis on paari tunni pärast on jälle, et kuule, mul ikkagi teisi sõpru ei ole, mul ka ei ole, vaata. No saame kokku siis jälle, saame kokku. Ei, meil kõigil on omad sõbrad ka ja nii palju ja minul on niivõrd kihte inimesi, see on nagu metsik, et kui keegi kuule, sulle sinu kohta seal öelda pahasti või, tead mind isegi huvita ausalt, mind täna, ma kunagi olin samamoodi õrnaka, ma ütlesin, no aga see tähendab ju meidid, sest kedagi huvitab ütlemast ja kommenteerimast, suva inimesed, kes siin isegi ei tea.
ja nii, ja et see doesn't matter, mis teised ütlevad üleüldse, koguge neid inimesi enda ümber, kes hoolivad. Hoolid ise ongi korras, doesn't matter. Igal pool on mingit jama niikuinii kogu aeg. Täpselt. Aga enda lähedasi hoidke, ärge keerake teine teisele. Mis ma siis teile ütlen? Mulle ei meeldi vaen, mida nad õhutavad teiste vastu, et see mulle ei meeldi vaen, mida nad õhutavad naiste vastu, just need 4 usundit. Poisid, palun, aitäh teile. Ja meil on siin PlayStationi poisid ka, lapsed. Et täna oli eksprompt asi, nii et me ei saanud isegi minna kuskil. Nüüd ole kohal, nüüd viimasel hetkel. Ära, pane tukk korda, tule kuidas tahad. Sorry, issa ma laivis ma ei hiiri kõik saavad vastu päide jalgusi natuke. Nii, naistele vaja laivi teha ju kokku hoidvad naised. Nii, vabandust. Kelle kord on nüüd küsimus küsida? Emme võtab ka. Te tahate mängu mängida? Jaa, nii. Ei, nüüd oli ju MC võttis endale küsimus. Ei, sina võtsid ja nüüd on MC. Sa näed, ja juba läkski. No, you are drumming with the doors and everything. Mehed saavad kogu aeg vastu peal. Meil on oma usk. Nii, millised asjad sa päästaksid puhkeks tulekahju? Kuulge, need on ka olnud ju. Jaa, pane siis keskele. Me ei seganud korralikult ära. Meelis vasta, siis nad arutasid ja okei. Sinu endine sekspartner kutsub sind lõunale. Kas läheksid ja miks? Triin, ma vist sinult veel ei saa seda küsida. See on sulle. Triin, parem oleks, et ei saaks. See on mulle. Ei, sa saad ise valida. Kumba saad endale? Mulle. Nii, sulle. Muidugi lähen. Aga sekspart, mul ei ole olnud lühiajalised suhted. Mul ikka venivad nad 2 nädala peale. Nii et lõunale. Sellepärast nii palju lapsi ongi kohe. Issa, ma tulin ühe korra, see oli nii vahva, mul oli Triin oli väike, Markus oli väike ja lapselaps oli just sündinud ja kärus. Ja ma läksin sõbranna sünnipäevale ja sõbranna küsis mu käest, et Markus, kuulge, sõbranna vend küsis mu käest, kas see nagu kontratseptiividest ei tea mitte midagi, ehk siis nagu beebivastastest pillidest ja ma olin siuke hilja. Ja alati, kui emme ütleb midagi ka, et issand jumal, et ma ka ei jaksa, siis ma ütlen, kuule, selle oleks me võtleme juba 26 aastat tagasi, kui ilma kummita ikkagi asju ajasid. Jaa, aga mulle, see on jälle üks tore lugu. Ja Triinul on muidugi siuke nägu väga tore, et sul on ja ma loodan, et järgmise 20 aastat veel on see sama nägu peal, kui me seksist räägime. Jah, 30. Ja mina läheksin ikka lõunale, sest mul ei ole selliseid sekspartnereid, kes oleksid One night standi, kahjuks mul on Tinderi tegemata One night stand. Ja One night stand. Ja, et need 2 asja on tegemata, nii et kui mu ilus noor lõvi mind maha jätab, siis ma teen ära titterid ja teen selle öösest ära. I promise. Lõunale läheme. Mul ei ole ühtegi liha ka meestega, ma alati olen nii ilusti saanud lahku minna. Ja sa oled ikka veel nendega sõber. No poisid läksid tülli oma vahel, nüüd see prõmitakse. Need, kellega... Kuulge, tasa nüüd, kallikesed, aitäh. Teine nutab tagadas. Okei, tuli vesi, maa, puu, kivi, metall, tuul. Mis elemendiga sa oma isiksust samastad? No kivi ja puu. No mina arvan küll, et tuli. Need on muideks Hiina meditsiini ja... Ma arvan, et täielik tuli. Mina olen tuli. Kallikene, sa pead olema need kõik, sest muidu sa ei ole... Ei, millised? Okei, aga milliga ma ennast kõige rohkem samastan? Ära sega, ma olen Hiina meditsiini nüüd õppinud, eks ole. No, ma olengi tuli siis ju. Ma olen siuke kuumavereline. Sa põled ära, kui veti ei ole sind balansseerimas. No jaa, aga millega ma samastan. Kusjuures jaa, ma pean ütlema ausalt, et tegelikult kui ma olen väga-väga suurtel emotsioonidel... Tuli on näiteks on süda, maa on magu, kivi, metall on kopsud näiteks, tuul, näiteks öeldakse, et Hiina meditsiinis on maksatuul. Hästi huvitavad diagnoosid on seal, täiesti teistmoodi meditsiin, väga huvitav. Ta nagu haarab kõike, ei ravi mitte üht asja, aga see läheb... Nii, Triin, millisega sina, kas sa tahaks sulle tuli, vesi, maa, puvi, kivi, metall, tuul, millega sa samastud? Ma ei tea, võtad suvalise.
aga mis sa arvad kõige rohkem? No sellega sa oled nagu tuul, vaata, vahepeal oled seal, Jaa, tuled puhud, vahepeal sellega olen saad tuul, vahepeal kõige tuul. paremini läbi, kes... Lähen ema juurde, isa juurde, lihtsalt liigun edasi-tagasi. õe juurde, teise ja kolmanda õepoega hoidmas ja sõbrannade juurde ja õues käimine ja filmiõhtud, kinod. ja siis on meil mingi... Ja siis tal on nii oota, me ei saa hard nimesid life. mainida, poiste nimesid ei saa mainida. ei, siis tal on nii hard life, vaata. ja, Ei ole lõbus on. no tore, väga tore. Tõsta spirit. Täna on meie Triinul hea tuju, jumal tänatud. Andsime 25 eurot talle, et... Mina maksin seda juhust enda raha. Tema maksis isegi oma arvu. No vaat kui tubli, nüüd sa tead, kuidas asjad käivad. Sa juba lubasid, et sa annad kõigile. Kus meie jookid? Jah, kus meie jookid? Esimese küsimuse ei öelda, me võime kõike paluda, laenata, teha. Ja mitte ei pea tagasi. Annan teile mingi 5 eurot ja mõlemale. Mis ma teen? Lähetab puust joosma. Nii vanus ei saa see 5 euroga enam midagi. Aga see maksab nii palju. Heli, love you, aitäh sulle, kirjutasin Jumal meile tänatud, nimeliselt. et lasterahad tulid, nii et... No kuule, aga... Eks ole. Lasterahad, siis minagi veel kasu saan sellest. Aga Triinu kallis, sinu kord. Jah. Ja seda me teeme ka alati päriselt, me ütleme kallis ja mu sõbrannad, me alati lõpetame kõne, et ma armastan sind ja musi ja vahest on see, et ma mõnele võõrale kirjutan ja ma ütlen tšau ja panen musimärgi ja nad ei tea, kuidas reageerida, aga kuna me oleme kogu aeg harjunud siuke, ma arvan, et peab ütlema, jube tore on siis, kui sul on nagu hästi soe ja ma olen ka oma töös hästi familiaarne, mina ei oska nii, tere, palun istuge, tulge siis, võtke palun püksid ära. Kui ma annan koolitusi, siis ka pärast inimesed kirjutavad, mul on selline tunne, nagu sa oleksid minu kauaaegne sõber, aga ma olen kõikide inimestega nagu, mulle meeldivad inimesed, ma tunnen, et igas inimeses saab näha midagi head ja toredat ja kui sa selle välja tood seda, mis sa näed ja neile hästi ütled, just nagu alaga peab olema aus, kui sa välja mõtled, see läbinähtav, et kui sa selle välja ütled, siis see on nagu teeb inimesele mõnusam, see teeb sulle hea tunde ja sellepärast ongi, mulle inimesed meeldivad ja nendega tuleb hästi käituda ja mõnusalt ja mina ei oska seda professionaalsut nii-öelda distantsi ja kõike hoida, minule meeldib olla ülikool endale pannud professionaalsed, sa nagu ei saa. Professionaalne, aga see professionaalne nagu... Eesti S ei tule välja, kogu aeg inglise. No vabandage, ikkagi väljamaal elanud, teate siin mõnda aastat niimoodi. Me teeme niimoodi sõbrannadega, kui näiteks keegi on midagi head teine, siis me kirjutame love you, aga see on nagu sõbra mõttes. Meie saame aru, et see on sõbra mõttes, aga võib-olla mõned inimesed lähevad nagu okei, siin on midagi väga valasti. No eks seal ole ka, aga... Me saame aru ka Meie saame aru, et see on sõbras. Me saame kõik aru. Nii. Okei, kas üldse ja mis piirine sa rikuksid seadust päästa? See oli ka Meelisega küsimus. No mis siis, selle võib mulle esitada. Selle meil kõigile aga parem. ma küsin seda emmelt. Kas ma rikuksin seadust, et teid päästa või? Jah. Absoluutselt. Ma isegi ei teaks, mida küsimus see on. Kui on ikka oma sõber või perekond, siis... Oma laps, ma närin kõri ka läbi. Ja ma olen nõus tapma ka selle eest. Nagu päriselt, mida juttu? Ime. Kui sa peaksid maal... Mina mõtlen ikkagi, et seaduse eest... Ei, seadus... Tähendab, iga üks peab oma vitsad ise saama ja nüüd sa kannatad seal kartsis. Ei, mingid vitsad te peategi saama, aga mitte vanglas. Ikka tagatoas nurgas pekstes, ema rikma kaudu. Ma arvan, et see rikub nagu privaatsust, aga... Jah, selle kaudu. Nad tahavad kuulsaks saada. Mitu otstarvet, vaata. See veits rikub nagu privaatsust ju. Vaata, kui sa peaksid maalt kosmoselaevaga lahkuma ja võtma sõbrad kaasa, kes need oleksid? Sina võtsid eelmine kord? Ma võtsin eelmine kord kiusu pärast sinu ja oma sõbrantsid. Aga miks mind kiusu pärast? No vaata, seal on, ma ei tea, nagu vahepeal korraldad mingit jama ja siis kiusu pärast võtta kaasa. Emme, Diana, terve perekonna ja siis jääb 3-4 Kes sinna terve perekonda nüüd siis kuulub? See on päris suur. Meil on väga suur perekond, segasuma suvile. Igatahes need 2 kindlasti tulevad. Ma ei tea, kas mul on aega sellel ajal. Ma varastan siin. No okei. Ja siis poes siis 4-5 sõbrannat näiteks. Super. Aga kas me ei võtagi kaasa? Ei. Ühtegi meest või? No, living hell. Okay, me oleme saanud väga, 10 aasta pärast mõistad, et me oleme väga living hell, kui meil kaasas ei ole. Kui ta on 10 aastat kosmoses või? Ma kujutan ette, kui meest ei ole, issand, kui tore, ma olen siuke 200-kilone, ma olen purksi putka sinna avanud. Oh my god, jaa, siis ei peagi üldse pingutama ju, issand.
kuule, aga lähme. Sest et mulle ma olen alati öelnud, et ma olen feminist ja nüüd kõik panevad mulle vastu peale, et jaa, aga naine ongi enda jaoks. Teate, milline mina olen enda jaoks? Mina enda jaoks olen jõuluajal kodus. Mul on hommikumantel ja siis Diana vahest tuleb mulle juurde 3. päev ja ütleb, et ema, võib-olla sa läheksid pesema. Päriselt. Selle rääkisime ära nüüd. See on nagu see, milline nähtavasti oleks mina, kui mehed ei oleks ümber ega ei ümbritseks mind, siis ma lihtsalt käiks hommikumantlis, sööks purksi ja loeks head raamatut ja õhtuks jooks ennast täis ja hommikuks juba raviks pohmelli, võtaks selle uue raamatu ja see on, mis on. Ma oleks 200 kilo kindlasti. Mina ka. Ma oleks tark, ma oleks tohutult tark ja 200 kilo. Okay. Nii, minu kord või? Jah. Okei, ma võtan ka sõbrad, siin on vahva küsib nii. Vabandust. Sa tead, kes suvel köhib see? Talvel enam ei köhi. Okei, ma mõtlesin, et sa tuleb midagi. Nii, nimeta üks asi, mida sa ei müüks mitte kunagi olenemata hinnast. Mina ütlen kohe selle, see minule küsimus. Sulle, okei. Oma keha. Miuke polemurst. Ei, oma keha ma ei müüks, aga samal ajal, nagu ma ütleks iga hinna eest on ja, aga samal ajal tegelikult mina arvan seda, et kui keegi pakuks sulle praegu 10 miljonit ja ütleks, et lähme magama, keegi kunagi teada ei saa, võt siis ma ei tea, kas minu hind vaata kestaks, aga hetkel ma ütleks küll, et ei, sest mul ei ole pakkumist tulnud ja isegi praegu ma ütleks, ärge isegi pakkuge, sest et mina nii ei teeks, aga ei, keha, vaata ma olen seda kõige siuksem, see müüd alati oma keha, mina müün iga päev oma käsi ja mõistust. Ma ei müüks oma seksuaalses mõttes sissand emme. Ja tegelikult siuksed asja ma ikka mõtlen, et on oma. Anette, kas praegu siin küsis mult seda küsimust ja ma ütlen, ei, ta on living hell. Küsiti, kas Aleksit ei taha kaasa võtta? Ennem sa just ütlesid, et Aleksiga ei ole mitte. Ta on living hell ja ta sobib. Kujutad ette, 11-aastasel siuke elu käib lihtsalt. Ma ei mäleta, mis tüüp see on, aga ta on living hell. Ta on living hell. Oota, tuleb välja, et on living hell, liigume edasi. Nimeta 3 inimest oma tutvusringkonnas, keda sa kõige enam imetled. Ma tahtsin ikka öelda, et 3 tütar on heteroseksuaalne. Nimeta 3. Aga sa räägid minust või? Jaa, hetero tähendab, et sa oled straight teie mõttes. Ja ma olen, hallo. See tuli nüüd just välja, kui me siin muideks väga imelik. Ma räägin, et ma olen straight. Muideks see on, miks me seda juttu räägime, et õde tuleb koju üks päev ja räägib mulle, et kuule, meil on kõik klassis biseksuaalid. Ma mingi, mis mõttes vaata. Ja siis ma mõtlengi selle peale, et kas see on, vabandust, Karli, oota, ma räägin korra, et siis ma mõtlesingi, et okei, et kas see on sellepärast, et see on moes või siis sellepärast, et meie ajastu on tõesti läinud nii nagu heaks ja mõnuseks, et ei mõisteta enam hukka neid inimesi, kes tahavad elada teistmoodi või kellel on teistsugused erinevused, et ma arvangi, et me oleme vabamad ja sellepärast me ei karda näidata. Küsimus ei ole vabaduses, vaid armastus. Jaa, armastuses, aga ongi, me julgeme nüüd armastada seda, keda ja mida me tegelikult tahame, me julgeme erineda, sest meid ei lööda risti enam selle eest. Ja just nende usundite puhul on alati, et kui te vaatate, siis mida nad jälgivad või mis on kõige rohkem, mida keelatakse, on seksuaalsus. Miks see nii on, sellepärast, et see on suurim kontroll inimesele. Jaa, suurim kontroll inimesele. Üks suurimatest kontrollidest. Ja sellepärast kõik usundid alati käsitlevad seda, panevad naisi situatsioonides, et sul tohib ainult üks mees olla islami usus. Kuigi islami usus tuleb see hoopis sellepärast, et sõdasid oli palju ja naised jäid üksi, et nende eest hoolitseda võisid siis mehed enda juurde võtta ja nad said hoolitsetud. Aga edasi läks see polügaamiliseks ja täna, mida rikkam on mees, seda rohkem ta võib endale lubada neid naisi, et tegelikult ka nende naistega, kui mina ise olen sellepärast sa vaesemaid vehi vaatadki, jah? Jah. Väga kaval. Ei, mina vaatan häid mehi. Ja häid mehi. Jah, mul tõesti ei ole vahet, kus neil raha on. Sest et raha... Sa teed ise? Ma teen ise. Täpselt. Ja sellepärast minu emme ütles mul alati... Ma olen laste rahasid saan. Sellepärast palju lapsi teebki, on ju. Aga teil minu emme ütles mul alati, et sa pead ise olema tubli, ise oma asjad rahad teenima. Ainult siis ei saa sulle mitte keegi, mitte kunagi midagi öelda. Sa ei tohi teistele liiga teha ja sa pead ise oma asjadega hakkama saama. Sest et siis vahet ei ole, kes kus mida kommenteerib. Sa saad ikka elada elu nii, nagu sa seda ise naudid, nagu see sulle meeldib. Aga jällegi mitte kunagi teiste arvelt muidugi, on ju. Et I love you, mami, for those. Huvitav, et ta ei ole sellest õppustatud. Kuidas nii? Ma olen nii vahva naine ju. Vahest on ise raha, vahest on ema raha. Nii kui mingi jama on, emme. Ei jaa, aga see on moraalne tugi. Muidugi, aga vaata, kui vahva, mul on kohe emps helistada ja tuled ja räägid veel vahvat juttu ka, noh.
nii, nimeta 3 inimest oma tutvusringkonnast, keda sa kõige enam imetled. Peale minu veel nii 2. Aga kellel sa küsid, kummad? Mõlemad võite öelda, mõlemad võite. Teeme veel, et teine küsimus on mõlemal alati. Okei. Kas sa vastad või mina vastan? Sina võid alguses, ma mõtlen, keda nagu hakkasid koeraga mängima? Jaa, tore. Vabandust, ma pean korra. Markus Kalli, natukene ainult, okei? Okei, ma räägin ära siis nii kaua, kui nad tegelevad. Et keda ma oma tutvusringkonnast väga imetlen? Mind? Poisid, näeme, ega ma kohe kokku hoida pere PlayStationi pärast mindi praegu tülli. Poisid pärast arutama, okei? Pärast annan teile rihma, kõik on okei. Et... Tasa! Marten, nii. Ma ei meile lubati hoopis rihma anda. Noor ilus kõik, miks mitte. Aga minul, keda ma imetlen, Lõvi on üks, keda mina imetlen. Ehk siis tema mees? Jaa, ta on siuke... Tore. Seest on kõik on siuke rahulik ja mõnus alati. Ja mulle nii meeldib, et ta tahab meiega nii hästi läbi saada ja ta on alati abi valmis ja alati olemas. Alati olemas ja ma tõsiselt imetlen teda. Tanja, ta on inimesena. Kas ma võin selle asjaga ära mainida, mis mulle meeldib rääkida? Ei, aga ma ei tea, mis sulle meeldib rääkida. No see, et 2 kuud. Ma imetlen enamikke oma sõbrannasid, kes mu ümber on, sest mul on täna väga tugevad naised ümber, kes on ikkagi läbi närinud ennast tulest ja veest. Mulle meeldib sinu mammu väga. Jaa, mammu mulle meeldib Veronika, mulle meeldib Tiina, mulle meeldivad need inimesed, kes ma tõsiselt imetlen neid, et kui palju on jõudu, sest me kõigil on raske ja kuidas nad ennast nagu kokku võtavad ja kokku võtavad ikkagi ka sellistes situatsioonides võib-olla, mida mina ei ole pidanud läbi elama ja lihtsalt ongi ja lähevadki nagu fannit edasi. Et jah, mulle ka sinu sõbrannad meeldias, kui nad ütlevad alati nii palju head. Ja kui mis on siukestel naistel komplimentist, sa mõtled jällegi, et I little bit already like, I made it. Ükskõik on ju Krista Lensin või ükskõik ka Reedu või jaa. Kõik on ägedad naised. Kõik on nii ägedad naised, et ma nagu... Aga sa ütled 3 või? Meil ei olegi. Mul ei ole 3, mul on 100. Sest ongi mina ja Mauno ja siis läks ainult ühe inimese veel ütlema. Mina! Ja Triin, jah? Jaa, see on nagu lapsed on nagu first niiku nii. No. Mul appi, ma ei teagi, mul on miljon inimest. No täpselt. Ei, sa pead ütlema ainult 3. Emme, Diana. Issi? Jaa. Issi. Nii, olemas. Tahad veel kedagi nimetada? Aleksit? Ei! Marten ka juba teab, Aleksit, ei. Marten, sa on väga tubli, bravo. Nii, kelle kord on võtta? Minu kord? MC kord, jah? Ei, aga praegu võtsin mina või? Jah, sina võtsid praegu. Ei, mina võtsin praegu, jah. Sinu kord on? Vist, ega meiga ei tea. Nii, võta. Täitsa huvitavad kaalt, mõnus oleks tegelikult perega lihtsalt istuda. Diana viimane. Perega lihtsalt istuda ja arutada neid asju, kui see on avatud loomulikult ja te võite asju öelda, aga tegelikult peaks saama asju alati öelda. Ja ei tohiks öelda, issa, kuidas sa nii mõtled või teed. Pigem arutama, et... Ei tohi öelda, et kuidas sa nii mõtled või teed. Siis nad julge tulla ja siis nad ei tea, mis on... Kui te ise lapsed saate, kellel siin ei ole, siis ükskõik, mida laps teile räägib, siis isegi kui see nagu sees tõmbab su ribadelt, siis sa saad aru, et sa oled läbi kukkunud ema, nagu ma olen kõikide laste puhul aru saanud. Oi, mis asja? Siis ongi see panna osa sellest. Skaalal 1-10, kui sujuv ja rahulik on sinu sõidustiil. Kas selle valin endale või sulle? Ei, kuidas siis sa soovid? Mina ei saa seda vastata. No ma jumal tänatud. Kui just jalgratast rääkime, siis rääkime. Vasta sina, Diana, skaalal 1-10. Kui rahulik on sinu sõidustil, no definitely 1. Mul ka alati kõik mölisevad, et issand jumal, siin on 110 ala, mis sa 90-ga paned ja mis on seda. Aga samal ajal tegelikult, jah, mina ei ole väga kiirusuletaja, ma olen vaata kardan kõiki asju ju, nii et ma jah väga ei. Aga samal ajal kõik, kes minuga autos istuvad, ütlevad, et oh my god, Diana, issa, kuidas sa niimoodi, issa, kas sa vaatasid ka? Ja noh, ma olen ikka natuke kriipinud ka neid autosi, et poisikollikesed. Mul oli kunagi üks tuttav, ma küsisin, kui ta tagurdis, ma küsisin, et kas sa taha vaadata, peeglisse ei vaadata, ta ütles milleks? Milleks? Põrutad autot? Milleks? Ma tean umbes. Mina arvan, mul on rahulik selles suhtes kiiruse suhtes, aga sõidustiil väga paljudele ei meeldi. Okei, kas sa oled mõelnud organidoonorluse peale? Mida? Okei, mina just vastan. Räägi, jah. Sinu kord.
vere loovutamine on väga okei. Ja verd, täiesti tahtmata ma tean, et kui keegi teab, siis Jehoova tunnistajatel on see, et verd ei tohi loovutada ega võtta võõrast verd, sest et hing on nagu veres. Et me kunagi naersime selle üle natukene just, et iga tilks, mis välja tilgub, hing tilgub tilks ja kurat teab, kuhu ta läheb päevadega. Naistel on ju täitsa tuksis, on ju, ei tea, kus tilgutad kõik. Aga see on nagu selle kõige nagu labasem nalja pool. Et ka Jehoova selles on oma tõde sees. Muideks ükski rahvas väga ei söö verd. Et ka piibel ütleb seda, et lase veri maasse. Verd süüa ei tohi. Mida eestlased teevad, pannud vorsti sisse ja söövad kõik ära. Põhjamaa rahvas, raha ei ole, jänik kogu aeg majas, viina vähe, siis läheb ka veri vorsti sisse. Aga doonorlusega on see, et kunagi ammu lasti üks noor tüdruk maha ja ma olin opitoas siis ja teda lubati ära doonoriks ja 4 meeskonda oli seal, kes võttis silmi ära, kes võttis luid ära, kes võttis siseorganeid ära, me võtsime veresooni sealt ära ja see oli minu jaoks nii võigas. Aga see on see tööpool, mida mina olen näinud. Ja see oli minu jaoks nagu see koht, kus ma ei tea, kas ma annaks oma last nagu sinna, aga teisel hetkel see päästab teise lapse elu. Aga kas sa mind annaksid? Ma tead, mulle tekib konflikt, ma ei tea, miks mul sellega on konflikt. Sa oled ise näinud, kus seda tehakse. Ma olen meedik ja ma tegelikult usun elude päästmisesse, aga mida ma ei usu Jumala mängimisse ja sealt kuidagi läheb minu piir. Ja ärge saage valesti aru, see ongi võib-olla õudselt päha ja nüüd ma saan Tartu Ülikoolist kohe vastu pead igalt poolt arstidelt ja kõigilt. Aga see on see minu, see hetk, see minu piir, et jah, ma ei tea, ma tahaks oma last ikkagi tagasi, ma paneks ta, ma olen nõus teda nagu ise põletama, sest ma olen ise sünnitanud ja ise matma, aga ma ei ole nõus kuidagi nagu andma teda vahepalaks. Et täna ka kui kõikamistel kõik, kes on surnud natuke nooremalt või üsna noorelt, et eks ma neid protsesse olen näinud ja siin on mul natuke tõrge, jah. See on nagu... issand, uksed ei ole kunagi nii kõvasti käinud. Aga muidu doonorlus kindlasti ja kui te seda poolt ei tea ja saate aru, et see päästab inimese, siis ongi, et täna ka hästi nagu promotakse seda doonorluse asja ja aga mul on omad seosed, ma olen näinud südame kirurgi Saksameel, kellega me koos, kui mina õppisin psühholoogiat, siis ta õpetas meile loovuspsühholoogiat. Ja üks väike tüdruk, kes sai endale südame, joonistas teise tüdruku surnuna ja veritsevana kõrvale. Et see on mõjutanud nagu, et see, ja teine lugu on see, et oota, see sama tüdruk, kes sai südame, vabandust, ma panen natuke korra laadima telefoni, meil andis siin märku. Tema ise joonistas teise tüdruku surnuks ja selle seest rinna seest vere jooksma. Et ma arvan, et mida meil on vaja ka, et inimene, kes saab ka võõra südame või neeru, siis ta pärast võib-olla tahaks teada, kes see inimene oli, kelle käest. Aga seda ei räägi keegi, et üsna tihti öeldaks, kuule, elus oled, on ju, sest et nähtavasti on sul surmaga ja väga kiirelt lõpeb haigus, kus sa sükast doonorlust vajad. Et seal on minu jaoks nüanss, mis inimlikkusest või me oleme surelikud ja mul on väikseid kahtlused, aga kui nähtavasti mul lapsed surevad ja mul pannakse näiteks keegi väike poiss kõrvale ja öeldakse, et tead, et me ei saa sinu jaoks midagi enam teha, aga selle väikse poisi jaoks sa võiksid anda. Tõenäoliselt siis ma annan. Aga see peab jälle mul selle mõtteskeemi, et täna on lihtsalt mul see teise poole nägemus, ma ei ole pidanud ise seal olema, ma olen pidanud sealt siseorganid võtma ja see ei ole mulle olnud väga meelepärane. Võib-olla kõik õilis ei olegi alati meele, et see ongi paradiis, vaata. Ja, et mul on väiksed nüansid sellega. Vabandust. Nii, liigume järgmise küsimus. Nii, Riinu Kalli, vali teema. Minu kord. Võtame midagi, mis pole praegu vaja. Kuule, Need 2 ja ma võtan see partner ja usaldus. Sellest ei saanud ikka laulda. Ei, sa ju praegu laivis siin laulan otsa. Millele sa mõtled, kui oled üksinda? See on küsimus sulle. Ja, see mulle. Ei. Mingi kuidas noored inimesed või noored peavad elama täiesti. That's a living hell. I know. Ma vist mõtlen nagu naljakatest asjadest, mida ma olen enda elus teinud või mida teised inimesed on minuga koos teinud. Mis on kõige naljakam asi, millele sa mõtled? Siis, kui Kaili oli
nii-öelda purjus, no käitus nagu purjus oleks, aga tegelikult ei olnud. Nad ei joo mitte keegi, seda me ei toeta. Alalaste joomist mitte kunagi. Nad tegid nalja. Nad nägid kedagi niimoodi käitumas tegelikult, okei. Ja siis lihtsalt Kaili, ma salajas rekordisin teda, Kailit. Kaili lihtsalt läks seal jutustas kõike, mida tema arvab, et ta kõikidest inimestest. Ja siis nagu... Aga te ei joo veel, ei joo? Ei joo. Sa oled tublid tüdruk. Ja ma ei taha siuke. Jaa, ikka ootad veel 30 aastat. 40 on joomisega peaks oota. 40 ikka joomisega. 50 siis ongi esimese... Siis on paras aeg, kuule esimene naks võtta. Esimene pulm, esimene naks. Kord, kõigele. Siis lihtsalt rääkis minu klassivennast see, kes praegu on ütletas seda, et kuidas nagu see on väga tobedad naljad, aga nagu kuidas tal oli mingi aktsent ja siis ta lihtsalt rääkis, kuidas ta on näiteks gei, tahab ahistada. Okei, pärast arutame. Järgmine küsimus. Kalli sõnab. Aga kõige tobedam oli see gei, kui ta lihtsalt rääkis seal nagu jutustas terve aeg nagu. Ma mäletan tegelikult minu vanusel me ajasime igast, vaata sa proovid neid teemasid, sa katsetad neid ajad, avastad, eks ole, aga ma usungi, et kui praegu keegi selle kuulab, et ärge siis kohe vaata risti lööge kedagi, et see tegelikult, vaata noorusajal sa ikka avastad, tahad teada ja nii edasi, aga sellepärast peabki sinu laps olema võimeline tulla selle sinule rääkima ära, et mis on hea, mis on halb ja mis on nii-öelda okei, õiget ja valet ei ole olemas, aga selles mõttes, et mis on asjad, mida ei ahistamine ja asja, mis me siin mainiti. Ja seda küll. Seda ma ei kuulnud. See lihtsalt Kaili läks lihtsalt laiali ja hakkas suvaliselt... No aga see ongi, te teete omavahel nalja ja kõike, aga sa tunned ju, et sa saad iga asjaga tulla küsima, rääkima ja ise lollusi ei tee, on ju. Tubli tüdruk, väga tubli. Miks ma teda ei usu? Mina usun. Meie saime ka sulle rääkida, sina said sa alati teadsid, kus me oleme ja mis me oleme ja miks me teeme ja nii edasi. Mitte ainult siis, kui ma kodust ära jooksime. Väikestest nagu keegi proovib midagi varjata, siis ma saan nagu vahest, nagu mõned inimesed rääkivad niimoodi välja, et ma saan kohe aru, mis toimub. Nagu emme on rääkinud vahest. No võt, tartiruk. Lähme edasi või? Mõnu kord. Ma võtaks veel sõbrad siis. Niimoodi. Me läheme sõpradega lihtsalt nagu tan. Lähen asja. Nii, see küsimus on küll, actually tegelikult sina oled ka see interneti asjamees. Nii. Mina olen. Kui kaua sa suudad rahulikult olla ilma interneti ja sotsiaalmeedia ühenduseta? Minu käest. Minul jäi täna hommikul. Mõlema käest. Mul on täna vaba päev. Ja mul jäi täna telefon koju. Ja siis ta riidles ainult minuga, et mina istun telefonis, kuigi tavaliselt on vastupidi. Vitsa saab hiljem. Et ma olen sellest hästi sõltuv ja nüüd ongi see, et ma lähen 5. septembril Põhja-Koreasse. Ja tuleb välja, et Põhja-Koreas ei ole ei telefoniühendust, ei netiühendust, seda ei ole võimalik saada, olla, panna, võtta, tõmmata ega raha eest osta. Nii et... Vaatame siis, kuidas läheb. Aga muidu ma olen tõsiselt sõltlane. Ma olen sõltlane sellepärast, et kogu mu töö, kogu mu meilid, kogu mu inimesed kogu aeg sealt kogu mu muss, kogu mu lapsed kõik ju chativad, panevad, teevad, meil on hästi palju gruppe, meil on naistega, sõpruskondadega, et meil on jah siuke põhiline, et ma enam ei chatigi nagu inimestega üsna tihti, vaid on mingid grupid järjest, nagu meil on oma peregrupp. See on kõigi kihtim. Kui me naised lähevad alati oma välpülli, meestel on nagu ükskõik. Naised lähevad, siis keegi leaving the group, siis keegi jälle tuleb tagasi, et siis sa kohe näed, mida familist nagu toimub. Saaksid lihtsalt ignoorida, aga nagu minul on selliselt nagu klassikaaslased, nad ei teadnud sellest trikist, aga sa saad ignoorida gruppi, mõned klassikaaslased teavad, siis nad kogu aeg nagu, kui kõik hakkavad jutustama sellest klassigrupist, nagu keegi on nagu ärge spämma, kes ma olen kogu aeg räägin nagu, ja ma olen kogu aeg videochatis kellegi teise, kas ma olen nagu, kas te ei tea, kuidas ignoorida seda või? Jah, kuulge, ignoor. Aga mina olen väga sõltuv, mina olen sõltuv. Ma olen ka. Mina küll ei ole. Mul on kogu äri. Excuse me, what is this then? No esiteks pangad, maksed, palgad, kliendid, jada. Ja palgad, mul tuligi meelde, et see kuu palka. Sa ei saa. Soo, kuule. Sa puhkasid. Ei puhanud ju. Tegin ikka paar tundi tööd ka. Nii.
oi sõbrad, vabandust, internetiga läksid jama, ma teen seda praegu telefoni netis, sest et ma kolisin uude kohta ja mul alles netimehed tulevad homme, et juhtus väike äpardus. Aga elame üle. Keegi pidi kaardi võtma, on ju? Ai, siin on nii, nüüd meil läks meelest jääd, millest pooleli. Minu kord vist. See oli Triinu kaart, see oli Triinu see, jah? See ei ole kunagi minu poolt. Nüüd see on mulle. Nüüd see oli mulle. Kas sul on mõni küsimus, mida sa ise soovid esitada? Karjääri mõttes. Ma tean, aga mul on 0 mõtet, okei, mul pole küsimust, ja tegelikult see on okei, sest et tänapäeval sinu vanusel või üldse tänapäeval üldse teie vanusel inimestel te ei peagi teadma, mis te teha tahate. 11-aastaselt oleks keegi küsinud, et kelleks sa saada tahad, mis arvad, ma oleks öelnud, et ma tahan 15-aastaselt emaks saada või? Nagu main dream oli või? No tuleb nii välja, sest et 17 oli juba teine ju ja 42-selt oled juba vanaema ju 2-kordne. Tuleb välja küll, et sa ainult emana tahtsidki. Sa kunagi ei tea, kes nüüd elu paiskab, nii et võtke nagu kõik neelake kõik alla, mitte selles mõttes. Ega selles mõttes. Ma ei suuda kunagi selle vastata, selle küsimusele. Kunagi suudad, aga veel ei pea, sellega ei pea sina üldse. Siis ma suudan vastata, aga praegu oli kõik sinu kord või? Minu kord vist, jah, nii. Ma valisin sulle kaardi. Aga see ongi viimane küsimus meil siis, aina, siis meil saab tund ka täis. Too üks näide, millal sa tundsid, et läksid töökohustuste täitmisega kaugemale, kui see oli vajalik? Kellelt sa küsid seda? Issand, ma küsin selle parem teilt, sest et minu arust niimoodi peabki tööd tegema. Nagu selles suhtes, et tööd peabki südamega ju tegema ja kui sa ei tee tööd südamega, siis sa oled vales kohas. Kui sa ei ole õnnelik enda tööga ja sa ei vaata, see töökohustuses on alati sul märgitud see, mida sa tohid, mida sa ei tohi, ka suures haiglas on siis aga kui on nagu negatiivselt mõjutab või? Ei, tundsid, et läksid kaugemale, kui see oli vajalik. Vajalik, ei, nagu vajalik. See ongi, kui sa ainult vajaliku piiri või normi täidad, siis ei lähe kuskile. Kui üldse pole vajalik, siis ma ei lähe. Aga muidu oli just, doktor Palm on üks anestesioloog, kellega kunagi ammu oli nii kihvt, ta on Lenna Kurma ema. Ja nii kihvt, et tuli mulle Stroomi rannast, mina ei teadnud, mul perse paljas, valge see kostüüm selline. Ma ei õigus nagu Michelin seal tatsama, on ju. Ja järsku istub, seisab doktor Palm minu ja ütleb, tere Marju. Ta on juba pensionile läinud ja mina mõtlen, kuidas sina mind ära tunned? No kuule, kes sind ei tunne, on ju? Ja tal on Lenna Kurma ema. Ja siis ütlesin, et issand kui hea, et ta kunagi muretses hästi, et Lenna jättis kooli pooleli ja laulab. Jumal tänatud, et Lenna läks sama teed, ta ütles tead. Muidugi jumal tänatud. Praegu oleks orjand kuskil, kurat teab, oleks lõpetanud oma paar kooli ära, istunud ikka kuskil ja orjand teisi, et täna on ikka Lennal ilus elu, Eesti rahvas armastab teda ja see ongi see, et jah, vaata, kuidas emad muretsevad, on ju, et see oli nii huvitav. Aga tema oli see arst küll, kus oli üks mees, kellel aordi peal lõikust, ka kala aordi lõikust oli see, et see jooksis verd täis ja me pidime praktiliselt nii, et ta karjus, et Marju tule kähku siia, võta see lahti, kirurgi kedagi kõrval ei olnud. Ja ma võtsin selle ruttu lahti ära ja saime ilusti tamponeeritud ja opituppa tagasi. Et need on küll need, kus tegelikult mina ei oleks tahtnud selliseid asju teha. Aga see on nii, kui teise erialarst ütleb, et no fuck, ega meil muud ei jää üle ja mina ütlen, et aga muidugi ei jää ja siis sa tead seda kõike aga kui ei ole vajalik, ma ei ole mitte kuskil. Ja üldsegi nagu, et milleks üldse pressida kuskil, kus sa teed ainult vajalik, kus sa ju naudi seda ka, et siis ongi nagu... mis vajalik, ei. Ja täna töös ma nagu nii armastan oma naisi, nii kihvt on päriselt. Kui just Diana ütles, et keegi oli jälle öelnud, et ma ise olen üle süstitud või mingid asjad, siis täna see... Vaadake kõiki teeme nägu, me olemegi kõik ümaragused, eks ole nüüd. Me oleme kogu aeg ümaragused. Aga inimestele meeldibki rääkida ja ma ju meeldib. Ja ma saadangi ära. Siis mul on natukene kahju, et nad ei ole üldse aru saanud. Ma püüan nagu ja tore olla. Aga minu juurde täna tulebki naine, kes tahab minu juurde tulla ja nii ongi. Ja ma väga armastangi oma naisi ja teised igasugused bitchid, mingid ma ei tea, ma ei oskagi öelda. Kõik, kes on minu vastu öelda, et ärge tulge, ma ei tea. Ja kõik, kes on head, tulge. Sest me oleme ka head. Ja siis meil on vist kõigist sellised. Meil on purksiputka kohe üle tee. Aga okei, suur aitäh, et te tulite. Suur aitäh, et teie kaks võiksime koedast välja. Ma arvan, et järgmises laivis me juba saame sellest rääkida. See oli mulle tohutu üllatus ja see inimene, kes selle üllatuse tegi või ettepaneku, ma olin nagu täitsa juht ja ma mõtlesin, et tegelikult mul nagu ei ole väga midagi nagu, et ma vist ei oska seda. See tuleb välja, et tegelikult fuck, ma teen selle ära.
ja nii nagu neljapäeval, kui sind tütar kutsub, sul on vaba päev, sa mõtled, sa lähed rattaga sõitma, sa lähed teed asju. Eks sa ikka oleks võinud rattaga sõitma ju, sa ju teed väga palju sporti. Aga suur aitäh, minu kallid õde ja emme ja teiega näeme juba järgmine nädal. Aitäh, et te olite meiega. Tšau. Ja YouTube'is saab seda järgi vaadata. Bye.